Tere ilusat hommikut! Siin on Sinilinnu tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb ja täna tutvustan sulle ühte meetodit, mis kannab pealkirja sisekõne fookus. Ja mõne sõnaga ütlen siia siis sisekõne juurde ka informatsiooniks, et sisekõne on siis see, mida me oma peas iseendaga räägime, me kõik teeme seda. Aga võib juhtuda nii, et kui sa oled väsinud, kui sa oled ülekoormatud, kui sa oled pettunud, vihane, kurb, õnnetu, lootusetu, tunned süü või häbitunnet või ükskõik millist muud häirivat tunnet või koged häirivat seisundit, siis see sisekõne iseenda suhtes on sageli selline etteheitev, ülikriitiline või isegi karistav. Ja karistav on siis nagu selles suhtes negatiivne, et sa võib-olla otseselt ei piira endale, aga sa oma sõnadega materd, no küll ma ikka olen loll ja no keegi teine ikka selline loll ei ole kui mina. Et midagi taolist, et ma ei hakkaks isegi siinkohal pikemalt neid negatiivseid jutte rääkima. Aga sisekõne fookus on siis selline, et soovitan sul võtta üks päev endale selle harjutuse tegemiseks. See harjutus ise võtab väga vähe aega. Aga näiteks kui sa täna õhtul otsustad, et ma homme teen seda, siis kui sa homme hommikul ärkad, siis enne kui sa voodist püsti kargad, lihtsalt siruta ennast seal pikali või mis iganes asendis sa oled, tunneta seda pinda, seda madratsit oma naha all, hinga rahulikult sisse ja välja. Ja lihtsalt märka, mis mõtted su peas on. Lihtsalt märka, mis mõtted su peas on. Kuidas sa mõtled iseendast sellel hommikul? Ja lihtsalt märka, sa ei pea seal analüüsima, sa ei pea mitte midagi tegema. Kui sa lähed vetsu või vannituppa või sauna või kus sa iganes käid, hakkad hambaid pesema, nägu pesema, sa vaatad peeglisse. Märka, hinga sisse ja välja, märka, mida su sisekõne sulle räägib sinu kohta, sinu elu kohta, sinu alanud päeva kohta. Kui sa hakkad hommikust sööma, riietuma, jällegi, mida su sisekõne sulle ütleb. Ja niimoodi sa võiks seda nagu terve päeva jooksul teha ja siis vaata nagu selle pilguga, et kas su sisekõne on pigem negatiivne või on ta pigem toetav, ennast jaatav. Ja see selline harjutus siis, kui sa näed, et su sisekõne näiteks on positiivne, siis sa lihtsalt saad sellest teada, see on meeldiv teadmine. Kui sulle tundub või sa selle harjutuse tegemise tagajärjel märkad, et sa ikkagi oled väga kriitiline enda või teiste või ükskõik mille suhtes, siis see on see koht, et jätka selle harjutusega mõned päevad, võib-olla isegi terve see nädal võid harjutada nii pikalt, kui sa soovid, et selle harjutuse mehhanism on see, et kui sa hakkad enda sisekõnet jälgima, siis sa tegelikult hakkad neid lauseid ümber sõnastama positiivsemas võtmes. Eesmärk ei ole kohe mingite positiivsete lausetega endale peale lennata, vaid eesmärk on see, et ma kõigepealt üldse märkan, mida ma mõtlen, et ma hoian fookuse oma sisekõnel, et selleks, et aru saada, mida ma mõtlen. Sest meie sisekõne on suuresti ka harjumuspärane, et me mõtleme, mida me oleme harjunud mõtlema iseenda või teiste inimeste kohta. Ja kui nüüd juhtub selline lugu, et sul on see sisekõne liiga negatiivne või liiga kriitiline, siis sa selle harjutusega saad jätkata niimoodi, et sa märkad ja siis seda sama asja, mida sa siis kritiseerid või millega sa ennast nii-öelda karistad või peksad, sa sõnastad seda endale ümber inimlikumasse keelde. Et selline harjutus sulle siis selleks nädalaks. Kui sa jooksed kinni või vajad abi oma negatiivsete mõtetega, siis selle video alt sa leiad registreerumislingi. Aga mõnusat toimetamist sulle ja kohtume nädala pärast. Ilusat päeva!